Niisiis, Blondi ja Atomic oli see, te kuulate Vestolmi gümnaasiumi kooliraadiot Sass. Teiega on stuudios Henri ja Georg Rasmus. Ja siis tänases jaanuarikuu saates me räägime põhiliselt, mis siis koolis toimus jaanuarikuus. Georg Rasmus, mida sina tegid jaanuaris? Tegin palju head, tegin Uue Maailma raadiot, enda raadiot ja siis loomulikult ka siinset kooliraadiot ja olin siis ka abiks moeshow'l DJ-ks. Just täpselt moeshow'st me kavatsemegi rääkida. Moeshow'st räägib meile Karin, raadiotiimi liige, ja meil on stuudios ka külaline, kes siis hiljem räägib meile, mis hakkab toimuma veebruarikuus, kui tähistatakse kooli juubeliaastat. Nüüd aga Karin ja moeshow'st. Tere, oleme tulnud siia täna moeshow'le. Olen palunud endaga rääkima ühe žürii liikme Mihkli ja gümnaasiumiastme võitja Grete. Äkki Mihkel tutvustab ennast paari sõnaga meile? Põhitegevusena tegelikult möllan ja töötan sellise rõivabrändi juures nagu Tallinn Dolls, mis on siis tegelikult Eesti kohalik mänguline rõivabränd. Ja lisaks sellele korraldame Kalamari promotioniga erinevaid siis moealaseid üritusi. See on siis kas keskustes või siis disainerite näiteks korraldatavaid üritusi. Äkki räägiksid paari sõnaga, kuidas sulle meeldisid kollektsioonid ja mis oli äkki isiklik lemmik? Ahaa, nii. Nüüd sa saad kindlasti teada seda, et kuidas oli nagu tervik võib-olla tase nagu võib-olla kooli puhul. Et ma olen käinud ka tegelikult teistes koolides varasematel aastatel ja võiks öelda, et tase oli keskmisest kõrgem ja mind üllatas nagu tegelikult ka ma ise tegelikult juba laval ütlesin 7. klassi nagu kõrge tase, kes siis ka tegi nagu ausalt öeldes 9. klassile ära. Et 9. puhul tegelikult, kes siis sai teise koha, et selles mõttes vaidlesime ka nagu žüriiga nagu tegelikult pikalt. Et nende nagu idee oli tore, aga võib-olla nagu jäi puudu sellest just tehnilisest teostusest. Oli läbi mõeldud otsast lõpuni ja meeldisid ka sellised vahe nagu staatuse lemmikud, et sellised mingid loosungid ja selline mässumeelsus natuke seal taga. Aga 7. puhul oli tõesti see, et nende väga kõrge nagu tehniline teostus ja selline puhtus, kollektsiooni terviklik puhtus oli see, mis tegelikult žüriile nagu meeldis. Kas võitja kollektsioon on sinu silmade läbi piisavalt eksklusiivne ja hea, et minna edasi suuremale moekonkursile? Kui ma peaks andma võitjale mingeid soovitusi enda poolt nagu kaasa, et võib-olla siis järgmises voorus koolide vahel nagu edasi pürgida ja lõpuistusele pääseda, siis kindlasti ma soovitaks neil mõelda veel juurde siis sellist võib-olla miskit, mis nagu sellele kollektsioonile annaks juurde veel seda terviklikkust. Ehk siis, kui seal oli, toome näite näiteks selle, et neil ei olnud jalanõusid ja võib-olla ka see, mis puudutas nagu siis väljapoole jääva kollektsiooni õmblus nagu poolt, ehk kellel olid jalas retuusid või mingid muud nagu elemendid, et nagu seda veel lihvida ja läbi mõelda, et anda nagu paremat töötlust. Siis samuti võiks mõelda võib-olla mingitele sellistele show-elementidele, ehk siis millega nagu mängida selle kollektsiooni esitluse puhul, et kas on siis võib-olla mingi värviline teostus või valguse nagu erilahendus või mingid muud nagu lisandid sinna juurde, mis annaks nagu sellele kollektsioonile veel juurde. See võib täiesti ka lavalise liikumise poole pealt olla mingi täiesti hullus või pöörasus. Aga aitäh ja tänan tulemast ja aitäh intervjuust. Palju. Nüüd räägin ma Gretega. Kuidas on olla võitja? Mis tunne sind valdab? No kuna ma teadsin tegelikult, et ma olen ainukene, kes gümnaasiumis osaleb, siis ma teadsin juba ette, et ma võidan. Aga ma üldse ei osalenud sellepärast, et võita või midagi. Et ma tegin seda kõike enda jaoks nagu, et kuna ma tahan kunst edasi õppima minna, ja siis see oleks nagu proov selleks, et kas üldse mind huvitab nagu nii väga, et
ma nagu teaks, et see oleks nagu proov selleks. Mis sind inspireeris selle kollektsiooni kokkupanemisel? Kuna selle teema oli elekter, siis ma mõtlesin nagu laiemalt, et kuna ma arvasin, niikuinii kõik teevad mingi voltid ja kõik mingid sellised asjad. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen kontidest, ehk siis nagu kasutada luukeredest, klettidest, ma võtsin nagu inspiratsiooni, nagu vaatasin pilte netist näiteks igasugustest luukeredest ja kontidest ja asjadest. Ja siis ma joonistasin nagu ise need kuidagi oma silmade läbi paberi peale ja siis ma trükkisin need nagu, käisin ühes kohas trükkimas neid, lõikasin kilest välja ja okay. Aga kas oli raske teha, kas see nõudis palju aega, võttis kooliajast natukene? No see võttis aega küll, aga praegu meil koolis nagu väga hullult raske ei ole, et nagu ei noh, praegu ei olnud või õppida vaata, eriti siis mul oli nagu aega sellega tegeleda, aga noh, võttis aega ikka, aga raske ei olnud minu jaoks. Kui sa lähed nüüd edasi selle kollektsiooniga teisele moekonkursile, siis kas sa arvad, et see vajaks korrigeerimist, mõned pisiasjad, mis sa muudaksid? Ja, sest kui ma tahan sinna sedamoodi minna edasi, siis mul peab olema 8 nagu kollektsiooni seda eset, on ju. Siis ma pean 2 tükki veel juurde tegema, sest ma praegu on ainult 6 tükki. Ja siis ma mõtlesin, et ma teeksin need üldse kuidagi ümber, et nagu ainult mustale taustale. Ma just enne Mihkliga rääkisin ka. Ja siis ta soovitas mulle, sest mul praegu oli nagu erinevate värvides nagu, siis seda võib-olla mõtlen veel. Okei, aga aitäh sulle ja väga ilus kollektsioon oli. Praegu kuulsime Karinit ja tema tegi siis meile väikese ülevaate, mis toimus moeshow'l. Ja nüüd nagu ennist lubatud, siis räägib meile Alla-Enma veebruarikuust. Palun! Kuni 9. veebruarini saavad kõik soovijad minna Kullo lastegaleriisse, kus on üleval Jakob Westholmi gümnaasiumi õpilaste kunsti- ja käsitööd. Galerii on avatud kella 6-ni, välja arvatud esmaspäev, kui on puhkepäev. Kõigil soovitan minna. Siis päris koolisünnipäeval, teisipäeval 12. veebruaril on meie suures aulas kõikide õpilaste jaoks aktused ja peale seda saavad kõik lapsed ka sünnipäevatorti süüa. Neljapäeval, 14. veebruaril kell 1 algab aulas kooli aastapäevale pühendatud ajalookonverents, kus siis ettekandeid ja oma uurimisi esitavad nii algklasside, põhikooli kui gümnaasiumi õpilased. See tuleb ka üks väga huvitav ja põnev päev ja sinna on vaja kannatust ja aega kuulamiseks varuda. Ja kõik kulmineerub siis meil 16. veebruaril, kui 15.00 avab uksed Estonia kontserdisaal kontserdiks. Kontsert tuleb äärmiselt värvikas, äärmiselt tore ja emotsionaalne. Nii palju tantsu ei ole kooli aastapäeva kontserdil kunagi olnud. Meiega teeb koostööd Georg Otsa nimelise kooli sümfooniaorkester, kes siis toetab meie koore kontserdi finaalis. Kontserdil astuvad üles suured tähed, laulukarussell 2012 võitja Uku Madis Vainu, meie särav popiprintsess Iris Vesik, ooperi taevasse tõusev lauljanna Arete Teemets ja paljud teised ja muidugi vilistlaskoor, keda oodatakse siis juba proovi 10. veebruaril koolimajja kell 6. See ei ole veel kõik, sest üks kontsert tahab kindlasti ka pidu ja vilistlasi oodatakse siis koolimajja alates kella 6 õhtul ja pidu on planeeritud südaööni, enneolematult mitmel korrusel. Aulas saab tantsida Gourmet trio saatel, mis on niisugune mõnus pehme džäss orkester ja sööklas on planeeritud suur disko,
söökla ehitatakse täiesti ümber, tulevad LED-valgustused, diskovalgustus ja mis on kõige ägedam, et sellel diskol mängivad muusikat kõik meie oma koolist võrsunud DJ-d, Martin Jõela, meie kooli õpetaja Ott Kadak, vilistlane Mait Väljas ja kõige säravam nimi on kindlasti DJ Critical ehk Bertan Beast ehk Bert Brickenfeld ja teda toetab tema hea paariline Jan Tomson. Üks sündmus, mis ei ole võib-olla nii laiali publikule mõeldud, kuid kõik saavad osa, on see, et 12. veebruaril on siis ka kooli 115. aastapäeva kogumiku esitlus ja seda kogumikku saavad siis soovijad osta nii Estonia kontserdisaalis kui ka koolis, nii Luise tänaval kui Kevade tänaval. Praegu kuulsime siis Alla Enmat, kes rääkis meile natukene, mis toimub siis sellel kuul. Ja lisan siis veel, et pileti infot ja üldse kõike infot leiab ka kooli kodulehelt vestholm.ee, nagu ikka. Nii siis saade on jõudnud sinnamaale, et Alex ja Katariina võtavad üle ja räägivad meile, mida vahvat on õpetajad klassi ees öelnud. Palun Alex, palun Katariina. Tere, mina olen Aleksander ja minuga on Katariina. Sellekuised õpetajate ütlused. Tere! Mrs. Steeman, I'm allergic to singing, especially yours. Karema mainis. Hardi, ära istu niisama, pirukat ma ei anna. Vallikivi märge. Kõik said viied, lausa kolhoosi töö oli, kõik olid kolhoosnikud. Proua Kvašnina, kas te peidaksite palun nüüd oma näo perioodilisuustabelisse? Nii, midagi veel. Lõpetades tahvlil tehte, Karema lausus. Logarütmitavaks on kogus ja jura siin all. Õpilane oli Karema käest küsinud, kuhu oli kadunud tehtest 3. Karema vastas, kakoi 3. Ja ongi siis meie saade lõppemas juba. Täname, et te meid kuulasite. Ja saadet jääb lõpetama Reisi looga Some Girls. Some girls will, some girls won't. Some girls need a lot of loving in her, some girls don't. Well, I know I've got the fever, but I don't know why. Some say they will and some girls lie. So here I am in front of you, not really knowing what to do. My heart is feeling something new. Nervously I turn away from you. I see those looks you're sending me. Is this the way it's meant to be? It's something we should talk about. Just give me time to work it out. Some girls will, some girls won't. Some girls need a lot of loving in her, some girls don't. Well, I know I've got the fever, but I don't know why. Some say they will and some girls lie. I find your company to be something completely new to me. Now that I know you socially, obviously I'll fall heavily. I've seen those looks you're sending me. This is the way it's meant to be. There's nothing left to talk about. Oh, how I wish you'd work it out. Some girls will, some girls won't. Some girls need a lot of loving in her, some girls don't. Well, I know I've got the fever, but I don't know why. Some say they will and some girls lie. I don't know what I'm going
I turn away from you. Some girls will, some girls won't. Some girls need a lot of loving in her. Some girls